Tallinna linna palvel, Tallinna linna suunamisel ja just spetsiaalselt Ukraina lastele, sest kui sõda algas, tuli Tallinna linna väga palju Ukraina lapsi ja lastel oli vaja koolis käia. Ja siis saigi loodud selline kool siia Lilleküla gümnaasiumi juurde just spetsiaalselt Ukraina lastele. Ja meie majas ongi ainult Ukraina lapsed ja ega me oleme seda kooli siin nüüd aprillikuus saadik siis teinud ja pidanud ja arendanud. Meil on siin 432 last. Meil on 1. kuni 6. klassini lapsed. Igat klassi on 3 klassi, igas klassis 24 last. Ja meil töötab, ma ütlen niimoodi, et 30 täiskasvanud nende lastega. Kõik ei ole päris täiskohaga, aga 30 täiskasvanut on siin olemas ja osad õpetajad on Ukrainast ja osad on siis Eestist. Правильно. Який звук вона позначає? Софія? Твердий, тільки твердий, дітки. Ви згодні з Софією? Р. Так, який звук? Ми сказали, а який це звук? Eesti kool ja Eesti programm, et me õpime Eesti õppekava järgi ja õpetame lihtsalt osa aineid praegu siis ukraina keeles ja see on paratamatus, sellepärast et lihtsalt Eestis ei oleks ka nii palju õpetajaid, kes oleks kohe valmis tulema eesti keeles õpetama matemaatikat, loodusõpetust ukraina lastele eesti keeles. Aga meil on jah, tõesti, meil on siis ukraina õpetajad õpetavad ka Eesti programmi järgi, et me võtame, meil on Eesti õppekava, Eesti programm, aga osad ained lihtsalt ukraina keeles. Miks me seda kooli siin teeme ja miks me siin ikkagi veel oleme, et on see, et ikkagi luua lastele võimalus tulla kodust välja, tulla omavanuste laste hulka, tuua nad lähemale Eesti kultuurile, sest ega kuigi me tundume kõik, et me oleme Euroopas, aga ikkagi Ukraina koolikultuur ja Eesti koolikultuur on natukese erinevad, eks me seda siin tunneme ka vahetevahel ja lapsed on väga temperamentsed ja aga just, et neil oleks võimalus kuhu tulla, oleks võimalus, kus omavanustega koos olla, et nad ei läheks kas tänavale kuskil otsima alternatiivi või ei jääks kuskile toanurka arvutisse või telefoni mängima või jääks siia üksinda, et ikkagi see on nagu see, et mis on meie nagu võib-olla suur missioon olnud, ongi see, et luua lastele võimalus tulla kodust välja, harjuda uuesti kooliga, aga selle kooli me lõime tõesti projektikoolina ja ainult Ukraina laste jaoks ja mis võib öelda, et mida võib-olla, mis võib-olla ei kõla hästi, aga tegelikult on ju kõige parem see, kui see kool ükskord kinni pannakse, siis tähendab sõda on läbi ja lapsed on koju saanud tagasi minna.